hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllap siis on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllap siis vajame neid, sest nad tulevad taas. Kas sa ootad või ei? Sa akna taga laia ja ma äkki läbi jäetud klaasi siis su silmi näen. Sina surud vastu külma klaasi suu ja mina ka. Ja jälled kõik me akna klaasil siis sulavad. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllap siis on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllap siis meie vajame neid, sest nad tulevad taas. Kas sa ootad või ei? Sellest päevast saab nüüd õige mitu lund ja muudki veel. Tundub nagu oleks toona näinud ma õhtu eel. Nüüd mu akna taga ulub jäine tuul ja kurv on meel. Kuigi aken on just nõnda nagu siis lilledes. Palun rahunege maha ja seletage meile täpsemalt, mis toimus. Raamatukogu, internet, ma ei tea. Palun, rääkige meile lähemalt, mis toimus. No, kõik sai alguse siis, kui mu armuke suri. Hakkasin mängima hasartmänge ja viimati võitsin midagi. Ja arvud. Opp. Seega tegu on küberkuriteoga. Küber, mis asjaga? Mis te noorel välja mõtlete praegust? Küberkuritegu on väga tõsine teema. Eriti praegustel päevadel, mis siin on ja tänapäeval. Ma kohe toon nimekirja. Teema nimekirjas on kuriteod organisatsioonide vastu. Sinna kuuluvad salamirünnakud ehk väikeste summade korduv vargus, mis kokku moodustab märkamisväärse kahju ja veebilehtede kaaperdamine. Sinna teema alla kuuluvad veel andmelekked ja volitamata juurdepääs ning teenuse tõkestusrünnakud. Järgmise teemana on kuriteod valitsuse ja ühiskonna vastu. Küberterrorism, küberluure, võltsitud dokumentide loomine, ebaseaduslike kaupade müük. Siis on veel kuriteod üksikute inimisikute vastu, identiteedivargus, küberstalkimine, pettuskeemid, pettused, näiteks võltsitud loteriivõidud ja investeerimisskeemid. Ahaa, sukene huvitav asi. Minuga seda küll ei juhtunud. Viimaseks teemaks on kuriteod digitaalsete varade ja tehnoloogia vastu. Sinna kuuluvad häkkimine, palavaga levitamine, lunavararünnakud, ponetid ehk nakatatud seadmete võrgustikud, mida kasutatakse rünnakute läbiviimiseks ja krüptovargus ja kaevandamine. Et vältida kübertegude ohvriks jäämist, otsi kirjavigu, vaata, kas lingi lähevad teemaga kokku ja kasuta igal pool sama parooli. Teiega on juhtunud e-kirjade võltsimine. Okei, see. Kas te saaksite palun näidata see sõnumit, mis teile saadetud oli? Jaa, palun. On näha juba, et see on vale reklaam. Siin on palju kirjavigu. Oota, kas see...
oota, kas see võib olla meie vana tuttav häkker Sapkin Servo 42069? Politsei seletab kannatlikult meemele, kuidas vältida küberkuritegusid. Kuidas te saate nii rumalad olla? See oli väga ilmne pettus. Issand jumal, see on nagu tõeline pettus. Te olete tõesti vanaaegne. Meem, kui vana te ikka saate olla? Te niimoodi langete pettust peale, et see on lausa kurb. Nüüd lähme võtame ta lõpuks kinni. Ohvitser Kaido, kas te teate, et tänapäeval on küberkuriteod palju levinumad kui narkoäri? olen kuulnud jah, hullumeelne värk. Eesti seaduse järgi saab 8 aastat vanglas küberkuritegude eest. Kuigi nii pikka vangikaristust pole veel kellelegi antud, ei saa sa siis üheski Eesti pangas enam pangakontot avada. Ma ei tea, minu arust see noorel mõtlete aina rohkem probleeme välja. Minu aegadel selliseid asju veel polnud. No tänapäeval tekibki ainult selliseid probleeme ja kuritegusid juurde. Kogu interneti uuendamise ja asjadega. Te noorel mõtlete aina rohkem probleeme välja. Minu aegadel selliseid asju ei olnud veel olemaski. No tänapäeval tekibki ainult uusi probleeme ja kuritegusid juurde. Mida iganes, need ei ole päris. Ise langesite sellise alatu kuriteo ohvriks. Ärge siis muidu hakake virisema siis, kui midagi juhtub. Ma ei pea teid aitama. Istan, te ei tohiks minuga niimoodi rääkida. Ega see minu süü ei ole, et mina sellisesse lollakale asjale lõksu jäin. Pole minu süü, et mu mees suri ära ja depressiooni langesin. Proua, kas te olete jälle joonud? Sellised küsimused politseilt. Hullumeelsus. Meil on õigus seda kahelda, nähes teie käitumist. Ma lihtsalt närvis, mul tuleb minu mees meelde.